Tere aiahuvilised! Peale selle, et on rohkelt töid, mida sügisel aias teha tuleb ja millest räägime järgmises saates, on praegu hea aeg neile, kes otsustanud järgmisel kevadel endale aiakujunduse kas tellida või siis ise sellega tegeleda. Soovitusi, kuidas aed endale ideaalseks väliruumiks kujundada, on muidugi rohkem kui 100. On disainereid, kes teevad kõik joonised käsitsi. On neid, kes teevad kõike arvutis ja on tõesti ka neid, kes kujundavad aia otse sündmuskohal, sest nemad teisiti ei saa. Seetõttu loomulikult on kõik variandid õiged, oleneb inimesest, nii ju ka hobikujundajate puhul. Bet Chateau on üks tänastest aiastiilide ja kontseptsioonide alustaladest maailmas. Tema aed sai aastakümneid tagasi rajatud praktiliselt ilmvõimatusse kohta, arvestades olusid, mida loodus seal pakkus. Inglismaa kuiveim paik ja lootusetuim pinnas. Seda suurem oli väljakutse ja sündis kontseptsioonide kogumik, mis murdis aiakujunduse traditsioone. Selgub, et igale poole saab rajada lopsaka aia. Jälgige ainult keskkonda ja otsige kokku need taimed, mis seal kasvada tahavad. Bet on elu jooksul käinud ekspeditsioonidel just ekstreemsetes tingimustes, mägedes, steppides, tundrates ja kõrbetes, et tuua maale ja integreerida elujõulisi taimi. See on suur elutöö. Nii ongi temal 3 aeda, mida sügisilus hetkel vaatame. Kuivaed ehk kruusaaed, veeaed ja varjuaed ehk metsaaed. Vestlesime Bet Chateau peaaednikuga, kes muide on pärit Rootsist. Kuidas see aed siin siis sündinud on? Well, Beth never draws or designs on paper, ever. So everything is just Beth going around with somebody, sometimes on a tractor behind her. Like when she did the woodland garden, said, well, this is the path here. And she uses hose pipes that you water with. So hose pipes, and then she lays out the shapes of the borders. That's how she started. And then she'll write long lists of plants that she wants to use. So she'll have a long list of things for the water garden. So it will be low ground covers, mound-forming plants, tall upright plants, and then she uses that combination. But she never sits down and writes it down on a piece or draws on a piece of paper. It's all in her head. Beth always makes sure there's a good sort of bone structure in the garden. So make sure that you have something tall, perhaps a tree. If you only got a small garden, you can use something like an amelanchier. And then you need some kind of evergreen shrub. And then you have all the nice little plants. You have the dicentras, erythroniums, hostas, ferns, Chirongoshoma, which is flowering now. So when Beth thinks about an area that needs planting, she always takes into consideration the whole shape of it, and she often goes back to when she was doing a lot of flower arranging. She was very interested in ikebana, Japanese ikebana. So you'll have heaven, man and earth. So you will have something tall that leads your eye up to the sky, and then you need something in the middle, but also you need something close to the ground. And you have to think about shapes and textures, not just flower color, because most plants are just in flower for a very short time. That's really important. And it's very useful to go around and try. You can pick a little bit of something, or if you go to a garden centre to buy plants, hold the pots next to each other and think, is that going to work? If you've got 2 variegated plants, they might be a bit lost together. You might need something different to add some contrast. Tere! Tänasel hommikul viime teid nii disaini kui tehnoloogia maailma. Kõigepealt läheme Valge Klaari salongi uudiseid uurima. Heiti, mis on uudist? Uudist on praegu väga palju. Peaks ütlema, et esiteks tuli välja siis iOS 8, mida kõik ootasid koos oma täiendustega, millest pärastpoole räägin täpsemalt. Ja muidugi iPhone 6, mida siis oodati ja kuulujutte oli juba pool aastat ette sellest. Nüüd jaanuarikuus ilmselt saab näha siis ka Apple'i kella.
see on nutikell ja ütleme, klassikaline kell on omavahel seal seotud. Aga iOS 8 suurimad uuendused siis on privaatsus, mis on Apple'ile väga tähtis. See on ikkagi see, et kui te olete oma seadme ära kaitsnud siis parooliga, et siis ikkagi kolmandad isikud ei saa seda kuidagi lahti. Ja kui teie telefon juhtub kuhugi ära kaduma, et siis sellest pole lugu, et teie andmed on vähemalt kindlad ja seda seadet ei saa siis keegi kolmas enam kasutada. Ja siis iOS 8 on siis väga mugav AirPlay nimeline tarkvara. See on siis see, et kõikidest nendest iSeadmetest, iPhone'ist ja iPadist ja iPod Touchist saame siis striimida Apple TV-sse näiteks muusikat või videosid. Me tahame mingisuguseid fotosid vaadata, kus me reisil oleme käinud. Paljud ei teagi, kus nad on käinud ennem, kui nad ei ole fotosid vaadanud, kus nad täpselt reisimas käisid. Et neid saab siis Apple TV-sse suunata voogesitusena ja saab siis kõik ühiselt projektorist või telekast vaadata. Ma vaatan, et see teie vidinate ja kingituste riiul ka üha täieneb. Uute seadmetega kaasneb alati ka üllatus, et igasuguseid neid kolmandate tootjate lisasid sellele ja mis teevadki minu jaoks neid asju võrratuks. Külmaeg on lähenemas. Tavaliselt on see, et meil on see nutiseade ja palja sõrmega ei saa seal siis külma käes seda kasutada, et siis on kindad sellised, mis saab käes hoida ja mis siis reageerivad puudutusele sama hästi nagu palja käega kasutaks. Teine, mis mulle väga meeldib, üks lisa on telefoni ümbrised, kus on siis kaasas vastavat värvi küünelakk, juhul kui on vaja kellelegi kinkida. Et see on selline, kuidas ma nüüd ütlen, väga originaalne kingitus, et miks mitte naljaga, kuna need asjad ei maksa ka väga palju, aga tähtis on ju see žest, tähtis on see mõte seal juures, et mõeldakse kõigele. Ja mis on alati väga popp, et milleks kinkida sellist potilille või siis veel hullem, et lõigatud lille, mis sureb kohe ära. Ja ma olen alati soovitanud inimestele, et kinkige kartul. Sellest saab palju väikesi kartuleid, seda saab süüa, seda saab praadida, seda saab ahju panna. See on palju võrratum asi, kui kiirelt närbu lill, siis Click and Grow ühendab need mõlemad asjad seal. Et Click and Grow on nüüd tootevalikus veel lisaks siis tavalisele ilutaimele on näiteks maasikad, tomatid. Ja nad on veidrad selle poolest, et nad kogu aeg kannavad vilja. Et see ei ole niimoodi, et nüüd on hooaeg ja nüüd on ära, vaid et kogu aeg meil siin firmas on ka, et neid maasikaid tekib sinna kogu aeg juurde. Need küll süüakse väga ruttu ära, aga neid kasvab sinna. Tomatitaim täpselt samamoodi. Et see on üks selline ilus kingitus, mida endale kontorilao peale, endale kinkida, ennast tuleb ka alati kiita, kui siis ka näiteks ülemusele või kuu parimale töötajale või siis koju viia lastele rõõmuks. Marko, kui on majatäis ja peretäis Apple'i tehnikat soetatud, on see ikka arvestav kulu ja garantiidesse ja kindlustustesse peaks ju märksa tõsisemalt suhtuma? Ja kindlasti, et inimese jaoks on alati mitu võimalust, et tal on võimalik soetada lisagarantii. Näiteks tavagarantii on 1 aasta ja pikendada seda 3 aasta peale. Lisaks, mis annab hingerahu inimestele, on kindlasti kindlustus. Et kui on juba palju tehnikat kodus olemas, siis inimestel on ka kodukindlustus, et vahest katab kogu tehnika juba see. Teine võimalus on osta ka meilt juurde iga tehnikaga eraldi kindlustus, mis on siis natukene soodsam, oma vastutus on väiksem ja ka nii-öelda kõik mured on kaetud. Aga vargused? Kahjuks need juhud võiksid olla harvemad, aga jah, selle vastu kaitseb ka. Kindlustus ei ole uus asi, kuid ta tegelikult kogub populaarsust, sest inimesed ikkagi mõtlevad natukene ette, et ja tehnika muutub küll vingemaks, samas natukene ikkagi ka õrnemaks. Ja ekraanid on tänapäeval niivõrd viimasele tasemele viidud, et sellise uue asja kindlustamine tundub juba täiesti mõistlik. Valtlux. Valguslahendus ideest teostuseni. Täna jätkame tagasivaatega Eesti tootedisainerite tähelennule välismessidel. Moonika Järg on oma akustiliste paneelide ja kvaliteetsete eriliselt loominguliste villavaipade poolest juba tuntud. Moonika, mis siis praegu sellel messil eesmärgiks on näidata? Uue tootena ma näitan puupitsi. See on kasutatav kardina või ruumijagajana ja üksikute detailidena ka lauatekstiilina. Kuhu need tooted mõeldud on?
Eelkõige ma olen mõelnud selle ikkagi kodutooteks, aga vill on väga hea materjal ka avalikes ruumides. Mul on neid vaipu 2 erineva lõngatüübiga. Üks on selgelt see, mida ma soovitan ainult koju, ta on selline pehmem, karvasem. Teine on natuke karmima lõngatüübiga, samas on tal suurem värvivalik ja hästi vastupidav ka avalikes ruumides. Kuidas need mummud, eriti just betoonmummud, jala all tunduvad? Minu jaoks tekstiili olemus on see, mida kõigepealt peab silmad kinni saama tunda. Ja selles vaibas on minu jaoks see ka selgelt olemas, et need pildipallid, nende suurus ja kõrgus, ma olen selle välja töötanud ja timminud selliseks, et ta ei ole ebamugav, ta ei häiri, aga samas kui sa sinna peale astud, sa selgelt tunned seda masseerivat efekti, mis sellega tekib. Betooniga on sama, et see efekt, see tunne, mida jalg tunneb, on veelgi võimendatud, ta ei vaju üldse ära, ta on kõva, aga ta ei tee haiget, et ta on piisavalt madal selleks. Ma ei imestaks üldse, kui Soome turg saab sinu jaoks olema igas mõttes suurem. No, ma olen püüdnud endale selgeks teha, et see ongi hästi pikk protsess. Et et ennast näidata, samas ise aru saada, mida disainerina, mida ma siis ettevõtjana tegelikult üldse tegema pean, et olla selleks eduks valmis. See võtab aega. Kliendid vajavad harjumisteks, ilmselgelt Soome inimene nagu eestlanegi on ka suhteliselt aeglasem. Samas mu tooted, eriti vaibakollektsioon, see ei ole ka kõige odavam toode, et see ei saa kindlasti olema emotsiooniost. Ehk see, et see kliendi poolt vajab nägemist ja harjumist ja planeerimist. Aga ma ei kurda, et ma olen nüüd siin 3. korda ja tegelikult kontakte on ja toimivaid on eelmisest aastast ja ma võiks küll öelda, et läheb hästi. Ma ei ütleks, et eestlane ei jaksa osta Eesti disaintoodet. Jaksab küll, pigem on probleem selles, et see ei ole Eestis kättesaadav inimesele. Meil ei ole väga palju edasimüüjaid, meil ei ole selliseid poekette, kes hea meelega võtaks Eesti disaini müüki. See pool on kindlasti see, mida peab saama arendada koostöös. Disainer üksinda seda ei ole selleks võimeline, oma ideed välja mõelda ja ka tootjatega kokkuleppele jõuda ja sealt saada tootmisvalmis, aga sealt edasi on juba väga palju edasimüüjate, kaubakettide, poodide, kelle iganes huvi. Ja kui müüjal ei ole huvi, siis seal ei müü. 2 suuremat kohta on, kus nad on praegu kättesaadavad, on Mattokümpi vaibapoed, nendel on 4 suurt vaibapoodi Soomes ja on 24 Soome e-poes on väiksemad tekstiilikollektsioonid saadaval. Mul on hästi oluline, et maksimaalselt oleksid mu asjad toodetud Eestis. Ma uhkusega tahan panna juurde, et see on Eestis disainitud ja Eestis toodetud. Ilmselgelt on seal piirangud, aga siis ma mängingi nende piirangute sees, et minu jaoks on see hästi põnev. Ja Fly kollektsioon ka on alguse saanud eelkõige sellest kangast, sealt edasi on tulnud tooted, et see on minu enda välja töötatud tehnoloogiline lahendus koostöös ühe Rakvere tekstiilitootjaga vastavalt nende tehnilistele võimalustele. Nii et see tuleb kõik Eestist. Jaanus Orgussaare tooteid vaadates tekib mõttevälgatus, et disainer on oma toodetesse suutnud mingid müstilised matemaatilised mustrid põimida. Küll aga selgub, et tegelikkuses on tootedisaineri käed seotud. Looming on see, mis jääb alles peale karmi materjali arvutusi, pakendamise nõuete täitmist. Kellele sellist laadi mööbel siis on mõeldud? Riiultüün ja viimasena on see lamp Zoomi nime all. See on lamp on käsitööna hetkel ja käib selline testimine uuringud, kas see, kuna ta on käsitöö, on ta sutsu kallim, kas see klient huvitub või mitte. Me ei ole Eesti messil käinud, selles mõttes ei oska Eesti publika kohta niimoodi nagu öelda, aga
soomlased on küll hästi avatud ja kergesti kuidagi väljendavad oma seda vaimustust, kui neile miski meeldib, et väga positiivne tagasiside on siit olnud. No Euroopas meil ei ole nii, et üks maa, et kuna see käib läbi interneti, siis on Belgia, Saksamaa, Suurbritannia, Taani, Prantsusmaa, Itaalia, kõige rohkem Belgia, Saksamaa, Taani. Et Soome on meil täitsa uus turg tegelikult. Ja tegelikult oleks võinud siia varemgi tulla vist, teades, et soomlastele meeldib ju vineer ka. No mulle vähemalt tundus nii, et traditsioon on Tundub, et see on jah, naelapea pihta tegelikult siinsel publiku nagu meeldib, et kogu see stiil ja materjal, et palju räägitakse ju säästlikust eluviisist ja üleüldse, et optimeerimist. Et see lööb meie tasku pihta samamoodi, et kui me jääke viskame ära, et see on reaalne materjal, reaalne raha, et üritada ikkagi oma detaile nii lõigata, et vähem jääke oleks ja näiteks ühe freesi lõikusega saada järgmise detaili lõige, et see on väga oluline. Sinna suunas see disainitrend nagu liigubki, et järjest õhemad materjalid ja säästliku materjali kasutused. Kui teha selline tugev struktuur, siis võibki teha seda 6 millisest vineerist ja sinna mahub põhimõtteliselt nii palju, kui füüsiliselt mahub ja kannab rohkem see sein. Jah, mõelda rohkem konstruktsioonidele. See on natuke nagu lennundusteema võib-olla isegi. Ja see, kui palju ta kannab, näiteks sõltub rohkem sellest, et milline on sein, kas on betoon või on küprok, et mis kinnitus sinna on mõeldud. Meil on nii palju nüüd ees neid igasuguseid Euroopa internetipoodide selliseid kiirmüüke, flash sales nad korraldavad, et me praegust nagu kohe messile rohkem ei taha minna, et meil on nii palju ees nagu selliseid asju ootamas, mis on tegelikult selle Stockholmi messi järelkaja. See läheb nagu lumepallina, et kui keegi kuskilt korjab selle ülesse, siis sealt juba võtab järgmine pood tegelikult selle. See on põhiliselt selle kombiga, et me nüüd Soomes tahame nagu teistmoodi läheneda rohkem, et neid teisi tooteid ka pakkuda, et valgusteid ja siis seda riiulit. Aga võib-olla, et järgmine plaan on siis Londonis maikuus Clark World Design Week, meid see aasta kutsuti, aga meil lihtsalt nagu võimalik 2 kohta korraga minna. Ideid on ju palju ja tahaks juba midagi järgmist pakkuda, aga peab nagu ikka mingisuguse asjal kvaliteedi mõttes, igas mõttes nagu tasemele viima. Iga toode tahab nagu arendamist. Jah, arendamist ka. Seda kombi me oleme ikka päris mitu aastat arendanud kogu aeg. Mingeid väikseid asju muutnud, et väljast näeb ta võib-olla samasugune välja, aga et ka selle riiuli puhul on variant veel teha ta väiksematest moodulitest, et saaks veel paremini ta saata ja inimesed ise kombineerida neid suuruseid. See on alles kõik siuke kompamise teema. Kaido Kivi oma meeskonnaga oli Habitarel uuenenud ulaelu näitamas. Uurisime, kuidas sellel niigi noorukesel imemööblil seni läinud on. Kas Habitare on ulaelule esimene kord välismessil olla? Ei, see ei ole meie jaoks esimene kord messil väljas olla, et me alustasime 2013 kevadel Eestis ja olime väljas sügisel Hamburgis messil, see oli küll paadimess, aga meid kutsuti sinna tiimi juurde ja siis mööblimessil Kölnis 2014 kevadel, nii et see tegelikult on meil 3. kord olla messil väljas. Ja Soomes oleme esimest korda. Kuidas läinud on? Messi algas eile oli siis spetsialistide päev, ütleme niimoodi, et ja täna pool päeva ka. Esimesed külastajad, kes hommikul kohe varakult kohal olid, võivad ollagi need kõige tähtsamad meie jaoks, et kui nendest kontaktidest nüüd läbirääkimiste käigus asja saab, siis me olime õigel ajal õiges kohas, et seni on läinud väga hästi ja palju arhitekte, sisearhitekte, teadmata, et meie siin oleme mõõde jalutades meid avastanud, on andnud väga palju positiivset tagasisidet ja leiavad, et nad ei ole midagi sellist varem näinud, kuidas see lahendab väga paljud probleemid nende klientide jaoks ja teeb seda kõike korraga, et sellist tagasisidet on väga hea saada, et arvatavasti järgmistel päevadel on rohkem
siis meie jaoks nii-öelda lõppklienti, kes messi külastab, siis saame ka nende käest kuulda, et mis nemad arvavad, nii-öelda siis meie hinnatasemest arvavad ja nii edasi, et igal juhul see messil käimine on hea koht, kus oma asju testida, saada head tagasisidet ja selles mõttes on messi alanud väga hästi. Aga kokkuvõtlikult, millega siis üldse tegu on? Tegemist on Ulaelu väliköögiga, mis on, ütleme niimoodi, et siis sündinud sisuliselt 2 aastat tagasi. Eelmine hooaeg me müüsime põhimõtteliselt ainult Eestis, sügisel üksikud müügid ka väljapoole Eestit, et tänaseks on see geograafia laienenud. Me oleme müünud Saksamaale, Taani, Belgiasse ja nüüd peale seda messi loodame, et siis ka Soome. Idee iseenesest on lihtne, et lahendada ühe ja sama tootega siis väljas kokkamisel erinevad vajadused. Et sul ei ole eraldi grilli, sul ei ole eraldi lauda, sul ei ole eraldi ütleme, valamut tihti veel väljas, üldse veevõimalus on hästi piiratud. Et siis eesmärk oli panna need põhivajadused kokku ühte tootesse, et siis ongi lõpptulemuseks lihtne raam, mille peal siis klient saab ise omale sobiva komplekti kokku panna, et kui tal on vaja söegrilli, siis läheb sinna söegrill, kui ta soovib kivist tööpinda, siis ta võtab kivist tööpinna, valamu on kivist, et selles mõttes on hästi paindlik ja meie märksõnad ongi, et ta on selline minimaalne, modulaarne ja väljas kasutamiseks, et sõltuvalt siis sinu enda vajadustest ja harjumustest sa saad seda komplekti varieerida. Ja võite ta aasta ringi hoida õues. Materjalid, mida me kasutame, on alumiinium, pulbervärvitud raam, roostevaba terasest restid, looduskivist või siis komposiitkivist tasapinnad valamud. Lisaks, kui on soovi, siis saab ka sellise ilmastikukindla kangast katte talle peale tõmmata. Me oleme teinud ka eritellimusi, et see sai alguse puhtalt sellisest nõudlusest, et üks ja teine ja kolmas oli kuulnud, et me koos Rauliga väliköökidega tegeleme. Ja samas see standardlahendus, mis meil on tootmises, ei sobinud nendesse kontekstidesse ja siis pöörduti meie poole, et kas me oleksime valmis lahendama siis neid konkreetseid juhuseid. Et selle pealt oleme teinud 2014 esimesed projektid Eestis ka nii-öelda siis Ulaelu specialina, aga meil on sealt juba idee ka edasi arenenud, et ilmselt me neid lahendusi samamoodi standardiseerime, et teda oleks võimalik vajadusel kiirelt toota ja seda tootmiskulu optimeerida ja nii edasi, et see sellisest võib-olla esmapilgul ühekordsest projektist on tegelikult saanud põnev teemaarendus, et me ise oma mõttes oleme sellega juba palju kaugemal. Erki, Ruukil avanevad järjest uued katusekeskused Tallinnas ja Jõhvis, nüüd avaneb Pärnus, kohe varsti ka Tartus. Mis selle katusekeskuse mõte on? Katusekeskuse sellise mõte on väga lihtne, et me tahame olla inimestele lähedal. Meie juurde võivad tulla põhimõtteliselt kõik, kes on mõlgutanud mõtet, et panna näiteks uus katus peale. Olgu see siis tavaline majaomanik või professionaalsed katusepaigaldajad, ehitajad, et me oleme tegelikult kõigi jaoks. Et lihtsalt tulge astuge läbi, räägime juttu, arutame läbi, et mida tegelikult üldse vajate. Kas terviklahendust, kas paigaldusega, lihtsalt materjali, võib-olla need lihtsalt mingisugused osad, mis jäid puudu katuse panekul. Et meie põhimõtteliselt oleme siin, et inimene saaks kiiresti vajalikku kätte. Kas see on ka seoses seadusandlusega, et piirkonna nõuded ja nii edasi? Ei, loomulikult, et kui me nüüd hakkame valima välja, et mis katust üldse sellele hoonele, konkreetsele hoonele vaja on, et siis kõik sellega me arvestame, et mis see arhitektuuriline väärtus on ja hoone, missugune ise on ja et sellele loomulikult me kõik nõuded, mida on tarvis, et nendega me oskame arvestada. Nimi Ruuki viitab justkui väga traditsioonilisele teraskatusele, aga siin on vist kõik katuseliigid esindatud.
Ei saa öelda päris kõik, aga siin on jah sellised enam levinud, et pakume siis lisaks teraskatustele ka kivikatuseid läbi partnerite ja ka tegelikult bituumen sindelkatuseid. Et tahame kliendile pakkuda sellist valikut, et ei piirduks ainult sellega, et teraskatused tegelikult iga hoone jaoks sobib omamoodi asi, et üritamegi avardada nagu silmi, et mis tegelikult veel on võimalik. Siis jõuame kõige kriitilisemasse kohta, mis on paigaldamine. Kas selles osas saab nõu või on teil lausa oma paigaldajad olemas? Meil on partnerid olemas, kes selle paigalduse teevad väga professionaalselt ja kiiresti ära. Et hakkabki nagu protsess pihta sellest, et esialgu on mõte, eks ju, siis tuleme arutama läbi, et mis see materjal võiks olla, millal üldse asja vaja on, edasi juba täpsemad mõõdud ja muu selline, et saaks konkreetse lahenduse välja pakkuda ja lõpuks siis selline paigaldus, et kõik see otsast lõpuni saab meie käest, sealhulgas siis ka transport. Neid valtsplekkatuseid vaadata, mis selle klassiku ja valtsplekkatuse erinevus on? Just kui näevad sarnased välja? Näevad sarnased välja, erinevus on nüüd mitmeid, et osalt tehnoloogiline, osalt ka ajalooline. Et valtskatused kui sellised on tegelikult valtsprofiil, mida me pakume, on tegelikult selline ajaloolise pärandiga katus ja ta tegelikult ju vanasti tehti puhalt käsitööna. Et tänapäeval oleme natuke lihtsustanud seda, natuke seal juba profiili ette teinud, et seda valtsimistööd oleks lihtsam ja kiirem teha. Klassikkatus nüüd teisalt on selline materjal, mille siis erinevad osad ühendatakse omavahel juba enne valmistatud lukusüsteemidega. Eks selle paani või selle katuse jupi äärtesse on siis selline lukusüsteem arendatud, et seal põhimõtteliselt rohkem tööd ei ole peale kruvide kinnitamise. Lihtsalt inimene peab teada, kuidas need paani omavahel ühendada ja et asi oleks siis kindlasti katuseküljest kinni, siis on paanid ka kruvidega katusekülje kinni. Aga valts on jah, siis käsitöö, et see on need paanid omavahel ühendatakse siis mehaanilise jõu. Kui katust hakkab panema peale inimene, kes ei tea, mida ta teeb, siis võib iga profiiliga olla tulemus kohutav. Aga valts on nüüd selline jää, millel on nagu veel erilisi spetsialiste vaja, kellel on pikaajaline kogemus selle katuse panemisega ja kes oma tööd nagu tunnevad. Meil on erinevaid profiile pakkuda, et on klassikprofiil, mis erineb ka tegelikult oma selles tooteportfellis erinevate pinnakatete tõttu. Mõni on siis vastupidavam, teine on mitte nii vastupidav. Aga on ka olemas selline profiil nagu Classic Premium, mis on nüüd veel eraldi arendatud meie poolt. Eriliseks teeb ta asjaolu, et seal on juba arvesse võetud selle profiili enda juures selliseid tegureid, mida inimesed võivad võib-olla plekkatustega seostada, ehk siis igaüks teab, et plekkkatus ei sobi, sellepärast et ta teeb müra, eks siis. Classic Premium on siis töödeldud pealtpoolt eriliselt, et seal on kofreeritud pind, mis siis sellist näiteks vihmasajus siis need tilkade purustamine on hoopis teistsugune ja vähendab müra selle läbi. Lisaks on tal ka siis juba kinnitatud materjali enda alla, profiili alla, selline vildikiht, mis samuti vähendab seda müra oluliselt. Et inimestel, kes tahaks võib-olla midagi eriti ilusat ja head katusele, siis on Classic Premium täitsa niisugune eraldi nišitoode. Inimesed vaatavad teie kodulehekülge, mis on väga põhjalik. Kuidas ikkagi katuse hind kujuneb? Te ei vaata ju ainult materjali. Äkki annaksid nõu, et mis nad peaks tegema ennem, kui siia tulevad? Väga oluline on aru saada, et tõesti see materjal on ainult osa hinnast. Et oluline osa on veel kindlasti paigaldus. Et kui võtta professionaalid tööle, siis iga inimese ju tunnihind maksab. Ja lisaks muud kulud, igasugused transpordid, mis võib veel tulla sinna juurde. Et selline rusikareegel varemalt on olnud, et niisugune kolmandik, ehk siis materjal võib olla umbes kolmandik, paigaldus kolmandik ja muu ka kolmandik. Mis see muu on? Transport, võib-olla mingisugused ehituslikud asjad, et tuleb midagi kohendada või paika rohkem panna või neid asju võib juurde tekkida. Aga üldiselt materjali kulu jah, sellest kogu hinnast ta on kolmandik kuni pool, et ei ole nagu lõviosa, sellega peaks arvestama. Milline siis on teie ideaalköök? Kui kõrgelt oskate või julgete unistada?
kas on see toretsev, elegantne, klassikalises stiilis või justkui modernne, aga siiski peene klassikalise tunde ja põnevate eriliste nüanssidega. Kui palju oleksite nõus kulutama kallile furnituurile, et köök oleks ülimalt toimiv? Milline on teie jaoks hea köögitehnika kriteeriumid? Kui värviline, siis mis värv mõjub teile köögis positiivselt? Millised elemendid tekitavad teie jaoks köögis hubase tunde? Või armastate ehk puhassinist minimalismi, mis lähemal vaatlemisel pärlendab kui luksusauto ja nutikaid lahendusi, mis teie kapriise üllatuslikult kergelt teenivad? Mis oleks, kui köök on metallist ja kõiki lisaelemente saab enda suva järgi kinnitada magnetnuppudega? Kellel peakski olema midagi kriimustuskindlate pindade vastu? Kui palju aga olete siis valmis ka rohkem investeerima? Kestvaid lahendusi ei töötata välja just säästueelarve printsiibil. Kui teil on avatud eluruumid, kas siis ülim integreeritus ja ülim minimalism, niinimetatud nähtamatu köök on see, mida otsite? Või nuputate, kuidas tuua tuppa elav tuli, kui korstent pole ja seda tegelikult teha ei saaks? Siiski. Äkki olete just väsinud liigsest minimalismist ja ihkate pisut humoorikat, reibast justkui Ameerika koduperenaise stiilis kööki. Ihkate ehk retro hõngu, vallatuid ja kelmikaid kombinatsioone, nähtavale asetatud mälestusesemeid, naljanumbreid, infotahvleid, juhuks kui teie köök on teie pere kogunemispaik. Siinne köök on kindlasti retrofiilidele oma vormides ja mustrites illuminaatoriga allveelaeva stiilis interjööriga. Või siis olete hoopis suur industriaalse stiili sõber ja teid võluvad robustsed, karmid justkui algmaterjalid. Teras, vask, klaas, sepistatud metall, justkui köök, mis ainult kutsub end kulutama. Ajaga läheb ainult paremaks ja iga võimalik riim saab seda kaunistama ja vääristama. Kuidas peaks olema teie köögis lahendatud valgus? Meeleoluvalgus? Kas selline köögikappidest kumav valgus oleks küünlavalgus õhtuks teie köögis piisav? Kui suur peaks teie köögis olema söögilaud? Millised dekoorelemendid muudavad teie köögi isikupäraseks? Kas vajate ka sahvrit, kus varusid hoida? Või vajate lihtsalt hiigel suurt külmkappi? Kui palju viitsite oma nipsasjakeste pealt köögis tekkivat rasvast tolmu pühkida? Või unistate nii vingest õhupuhastajast või lausa rasvapüüdjast, et teie köögi õhk oleks alati laitmatu? Kas mõni kapp võiks olla multifunktsionaalne ja ratastel, nii et saate teda abilauana, abitööpinnana kasutada või muud sellist? Mida oskate oodata köögisegistilt, mida valamusüsteemilt? Või olete aga hoopis puiduarmastaja? Kuidas hooldada puitu, kui igatsete teda tööpinnaks? Millist puitu? Kas tugevdatud liimpuitu või igatsete hoopis uhutud ajupuud? Või tahate terasest kööki, mis näeb välja nagu tehas ja kestab kauem kui meie, tulgu või veeuputus? Terasest robustse köögi sisu on siiski ülikaasaegne ja vaated liigutab ennast ise. Lihtsalt ja mugavalt. Kuigi näeb välja, et kui tahad midagi avada, siis ilmselt pritsib murdunud küüsi. Aga teinekord teed nõudepesumasinale vaid pai ja juba ta avaneb. Kapid mahutavad uskumatu koguse, sest tänu furnituurile on ikka iga ruutsentimeeter läbi mõeldud. Imelist köögitehnikat, pliite, grille, teppaniakisid on meil kaubanduses ka juba üksjagu saada. Kas soovite, et õhupuhastaja oleks peidus või võiks see olla hoopis vinge ja väljapaistev ja ka keeva poti kohale lahedalt sätitav? Kuidas tahate hoida oma maitseaineid, kuivaineid? Kuidas peaksid avanema teie kapid, kui peidus peab olema tehnika? Sellest kõigest räägime teile terve oktoobri jooksul. Oktoobrikuus saab köökidest ja avatud eluruumide keerukatest lahendustest vajavatest punktidest päris palju juttu olema. Elmaksi Maakri tänaval asuva integreeritava tehnikasalongis on uudis meie jaoks ja üldse värske teema köögitehnika maailmas neile, kes midagi enamat otsivad. Evelin, sina oled ju nii kaua selles maailmas olnud, tegelenud väga erineva köögitehnika müügiga. Mis sinu arvates selle sarja puhul kõigepealt oleks oluline ära mainida? Hotpoint on selline tore sari, et meie nagu natuke kutsume teda sellisest segaperest pärit olevaks sarjaks, et temas on ühendatud Inglise kaubamärk, Itaalia disain
disaini omapäraks on siis see, et ta hakkab kohe silma sellise peegelklaasi poolest ja selle peegelklaasi üks hästi hea omadus on see, et see hakkab automaatselt kohe peegeldama ümbritsevat interjööri. Et tegelikult on ta väga universaalne ja peaks sobituma päris erinevatesse interjööridesse. Sinna sarja kuuluvad lisaks tavapärastele küpsetusahjudele ka veel lisaks sama disainiga veinikülmik ja loomulikult espressomasin. Lisaks leiab Hotpointi sortimendist ka loomulikult nõudepesumasina, integreeritavad külmikud ja erinevad pliidiplaadid. Eriti tahaks täna esile tuua siis ühte väga uuenduslikku pliidiplaati, mis peaks suurt rõõmu valmistama neile, kes armastavad elaval tulel süüa teha. Ja selle nimi on siis Direct Flame pliidiplaat. Ja Direct Flame erineb tavapärasest gaasipõletist selle poolest, et tema põleti on tasapinnaline ja tagab seeläbi siis oluliselt parema ja kiirema küpsetustulemuse ja lisaks säästab oluliselt rohkem energiat kui tavapärane põleti. Oi, see on küll super. Me rääkisime nüüd gaasipliidist, aga mis see valik siin üldse on? Pliidiplaadi variatsioonis on nagu ikka, et vastavalt täpselt inimese maitsele, et on olemas tavaline keraamiline pliidiplaat, on olemas induktsioonplaadid, on ka tavaline gaasiplaat lisaks Direct Flame gaasiplaadile. Ja Direct Flame gaasiplaadi juures tahaks veel ära mainida, et seda erilist plaati on ka saadaval erinevates värvides, et on olemas tavapärane must klaas, lisaks sellele veel kohvipruun klaas ja liivabees klaas ning sellisele tundlikule maitsele siis ka roostavaval pinnal Direct Flame gaasiplaat. Ahjude puhul võiks veel välja tuua, et on olemas ka mudel, millel on praeguseks ajaks väga populaarseks saanud madala temperatuuri režiim. Et sellega siis võimalik teha erinevaid lihasid, kala ja muud sarnast, et tagab siis hästi tervisliku toidu. Minule isiklikult on selle sarja puhul kõige sümpaatsem just disaini element, et kui hea on panna erinevaid tooted kokku ja panna nad ühte rivisse ja näha, kui hästi nad omavahel sobituvad, et see on üks väga oluline element selle sarja puhul. Järgmisel nädalal räägime edasi põhjalikumalt köökidest, harutame klassikalise stiili käsitlemise saladusi ja palju muudki huvitavat. Kohtumiseni!